Tere päevast, superstaarid! Tänases videos räägin sellest, miks on täiesti mõttetu raisata aega selle üle, et mõelda ja tõestada, kas e-valimistel toimus pettus. Ehk siis siuke levinud arvamus on see, et Reformierakond juhib valimisi või kontrollib valimisi ning seal viiakse läbi valimispettus e-hääletamise puhul, et seal on palju pensionäre, kes justkui ei peaks e-hääletusega nii väga sina peal olema. Umbes niimoodi, te kõik teate seda lugu. Nii, nüüd ma olen nõus, et e-valimised peaksid olema kindlasti nagu läbinähtavad või selles suhtes kontrollitavad. Vaata, praegu seal ongi see case, et seal on väga suur tõenäosus, et läbi viidi valimispettus juba et aastakümned sisuliselt või mis iganes ajas valimised seal on, e-valimised. Aga vaata, et valimised oleks ausad, see ongi nagu üks, ütleme siis, vaba riigi või siis suveräänse riigi alustalasi. Ja ma olen sellega täielikult nõus, aga probleem on selles, et me tegelikult ei ole vaba riik. Ja ma toon mõned näited. Näiteks meie uudisteportaali Telegram, seda ei lubata valitsuse pressikonverentsile viimased 6 aastat. 6 aastat tagasi, kui tuli koroonapettus, see oli esimene kord, kui me üldse soovisime, avaldasime nagu soovi minna valitsuse pressikonverentsile. Ja me oleme ikkagi siis märgatava, ütleme, tähtsusega uudisteportaal, sest et koroonapettus alguses meil oli ju 70 000 fänniga Facebooki leht. Tänaseks seal oleks, ma arvan, võib-olla juba 100 000. Tol hetkel meil oli fänne rohkem kui Postimehel või rohkem kui Delfil, ma ei mäleta, kumb nagu. Ja kes see kustutati ära. Aga vaata, point on selles, et viimase 6 aasta jooksul on valitsuses käinud läbi EKRE, Reform, Isamaa, Keskerakond, Eesti 200 ja kes see 6 on. Ühesõnaga, kõik need 6 on läbi käinud sealt. Nii. Kõik 6 suuremat erakonda on käinud valitsusest läbi ning selle aja jooksul ei ole Telegrami lubatud mitte ühtegi korda valitsuse pressikonverentsile. Nii, see tähendab, et kui ajakirjanikke ei lubata valitsuse pressikonverentsile, siis see ei ole vabariik, see on diktatuur või ükskõik mis sõnaga seda nimetada, kindlasti mitte vabariik. Nii. Ja kui me oleme ühiskonnas, kus kriitilisi küsimusi ei lubata küsida, siis miks me räägime valimistest? Mis tähtsus samab, kas valimised peteti või mitte? Kui valitsuses, nii opositsioonis või koalitsioonis on ainult sellised erakonnad, kes nagunii ei taha, et meiesugused tuleksid pressikonverentsile. Ja vaata, siin peab aru saama, et küsimus ei ole üldse selles, et Telegram ei lubata pressikonverentsile, vaid sisuliselt mitte kedagi ei lubata. Sa võid teha enda, mis iganes OÜ või mingisuguse veebilehe, ütled, saad uudisteportaal, tahad minna valitsuse pressikonverentsile, sind ei lubata sinna. See on üks näide. Teine näide on see, et möödunud aasta septembrist hakkas Eestis kehtima rahvatervise seadus, mis on sisuliselt tsensuuriseadus. Ja mitte ükski erakond ei näita üles huvi selle vastu, et kõik vaikivad nii-öelda kõik need, kes siin on enda arust mingid vabadusvõitlejad, kes siin paljastavad pettusi, e-valimiste pettust, aga neid ei huvita üldse see, et meil on põhiseaduses on nüüd kirjas, et põhimõtteliselt infot võib tsenseerida. Terviseamet võib dikteerida, mis on tõde ja mis mitte. Et see ei ole näide suveräänsest ühiskonnast. Siis tekib küsimus, aga miks te vaidlete, et valimised peteti, kui me nagu nii ei ole suveräänses ühiskonnas? Mis selle kogu asja point on? Ja ma ütlen, milles point on. Need, kes seal vaidlevad, kas see peteti või mitte, nemad on seal kumba selle religiooni, selle sekti, ususekti otsas kinni. Aga selle vaidluse üle, senikaua kui inimesed vaidlevad, et kas valimis peteti või mitte, senikaua läheb täpselt see sama täiesti haisev ja mädanev süsteem edasi. Sest et inimestele müüdud siuke muinasjutt, et kui nüüd see teine partei saaks sinna, et siis saaks kõik korda. Aga tegelikult, kui sa vaatad suuremat pilti, seal reaalselt mitte mingit vahet, milline partei seal on. Et ma lihtsalt loodan, et see paneb mõtlema neid inimesi, ennekõike neid inimesi, kes siin jauravad selle üle, et valimispettus. Keda huvitab? Sellele ei ole reaalselt mitte mingit vahet, kas valimised peteti. Nagu ma ütlesin siin paar päeva tagasi ühes videos, kui need viimased 35 aastat, kui Eesti jutumärkides vaba olnud, oleks kogu aeg olnud puldis teine erakond kui see, kes nendel aegadel on puldis olnud. Me oleksime täna täpselt samas kohas, sest et kui sa vaatad täiesti objektiivselt, siis kõik erakonnad ajavad täpselt ühesugust poliitikat.